No hei, tere tulemast kuulama, vaatama Draamalaama esimese hooaja viimast osa ja mina olen endiselt teie saatejuht Simer ehk Sillekas ja mul on stuudios kõigi lemmik suunamudija. Tere tulemast tagasi saatesse tavakodanikust naisterahvas, pidupäev. Sa ei ole väga rõõmus siin olla, aga... Kui sa ütlesid kõigi lemmik suunamudija, siis mu esimene mõte oli see, et iga kord, kui keegi midagi positiivset ütleb, siis see tekitab kelleski vajaduse vastukaaluks midagi negatiivset öelda, siis vahel on selline tunne, et kui keegi midagi hästi ütleb, siis on see, et teate, ei ole vaja avalikus hästi öelda, sest see kutsub kohe esile mingisuguse vastureaktsiooni, mis on tegelikult tobe mõtlemine. See ei ole tõenäoliselt, ma mõtlen valesti, aga see oli mu esimene instinkt kohe mõelda, et ära haibi liiga palju, sest siis tulevad need vihkajad, kes tunnevad vajadust kohe vihata. Pain, sa oled siis augutäitja, sest mul tegelikult see hooaja viimane külaline ütles ära, nii et... Jah, esiteks, ma olen siin asendusliikmena ja teiseks, ma olen suvaline YouTuber ja see on kõige ausam kirjeldus, nii et jääme selle juurde. No ma saan sulle tõestada vastupidist, sest et minu podcasti kuulajad enamik, kes mulle kirjutasid, sina oli number 1 inimene, keda taheti tagasi, et tahaks veel kuulda. Nii palju on veel millest rääkida ja mitte sellepärast, et sa oled esimene külaline, vaid tõesti sa nii nagu ma ei liialda, kui ma ütlen, et sa oled nii armastatud teiste kohta, võib-olla küsiti, et okei, nemad võiks tulla või need, aga sa olid nagu top 1 ja inimesed kirjutasid nii positiivselt sinu kohta. Ma ei nagu, see on minu podcast, miks keegi minu kohta ei kirjuta positiivselt, kõik kirjutasid sinu kohta nii positiivselt. Aga ei, mul on hea meel ja ma tegelikult tahtsin suga niikuinii rääkida, sest meil jätkub tegelikult ka Iba saaga Patreonis, mis on tore, et seal on ka arenguid toimunud ja meil on paras aeg teha sellest ka võib-olla mingi lõpuks kokkuvõtte siis, nii et saame Patreonis jälle sellest draamast natukene muljetada, et vahepeal on aega mööda läinud, aga tõesti aitäh, et tulid ja leidsid aega ja kuidas sul vahepeal läinud on siis, et sa väga-väga hõivatud olnud, nagu ma näen igal pool siin meedias ja sotsiaalmeedias ja väga palju tähelepanu saanud? Jah, on olnud sellised huvitavad ajad. On olnud sellist palju tagasiside viimastele videotele, mis on irooniline, sest ma just võtsin ette aeglasema tempo ja siis, kui ma võtsin tempo aeglasemaks, et mitte tunda pidevalt sellist orav rattas tunnet, kas ma tohin sõna orav öelda või see viib jälle eksile? Ei, sa ei tohi, siis kõik arvad, et sa oled Reformierakonna suuvooder ja kõige suurem Ansipi fänn. Ma väga vabandan selle nalja pärast, mida ma tegin jaanuarikuus. Ma unustasin mainida, et see oli iroonia ja nali. Ma nüüd edaspidi tean, et internetis ei saa nalja teha, siis võetakse kõike surmtõsiselt. Ma väga vabandan. Just. Nii et kõik, mida me räägime, on #nali, see on meie arvamus. Kõik on ainult nali. Aga nii on. Ei, ma tõmbasin tempo maha ja siis kuidagi iroonilisele kombel see tõmbas asjale rohkem hoogu sisse. Et ma võtsin mingi teema, nüüd viimati oli, eks ole, praegu on meil käimas Sildarude teema, võtsin aeglasemalt ette, tahtsin rohkem süvitsi minna ja see kuidagi läks lendu. Aga rääkides Sildarudest, siis fännid soovivad teada, kas keegi nendest on sinuga ka ühendust võtnud ja tagasisidet andnud sellele käsitlusele? Mitte selles mõttes, mida see küsimuse püstitaja tõenäoliselt silmas pidas. Selles suhtes jah, loomulikult ma olen suhelnud Kelly Sildaruga, sest ma olen temalt küsinud väga paljusid materjale ja nii edasi ja olen ka suhelnud Kelly ja Henri emaga, aga muus osas enda teada ma kellegagi suhelnud ei ole ja mul on laekunud küll kummalisi e-kirju ja kommentaare blogisse, millega oli selline lugu, et miks ma kahtlustan, et see on keegi kuidagi seotud selle perekond sellepärast, et esiteks üks inimene võtab vaevaks 2 eri e-posti aadressilt kirjutada mulle kummalisi e-kirju ja ma näen tema IP aadressi, ehk ma tean, et see on sama inimene ja kõigepealt kirjutab mulle teeskleb, ma ei tea, kes ta päriselt on, ütleb, et ta on selline tavakodanikust meesterahvas, elab välismaal ja on jõukas ja palub mul vähem ropendada või halbu sõnu kasutada, et siis ta äkki teeb kanalile ülekande. Selline väga kummaline e-kirja vahetuse alguses ma vastasin talle paar korda ja ütlesin talle, et istu endale kaktus sisse või midagi sellist ja siis ta ütles, et oi, kuidas sa räägid, et ma avaldan kogu su teksti ja siis mõtlesin, ja palun avalda, saatsin talle veel pildi, sellise pildi, kus nagu kaktus vaatab peldik potist välja, et nagu istu sinna peale. Ja siis lõpuks ma loobusin, alguses ma mõtlesin, et äkki on nagu pool mõistlik inimene, aga okei, siis ma loobusin talle vastamast. Siis tuleb teise meiliaadressi alt inglise keeles, et tere, me oleme välismaa fännid ja me oleme nii mures, et miks sa ikka niimoodi kajastad ja mis su eesmärk on ja nii edasi. Ja lõpuks hakkab mul eesti keeles kommentaari kirjutama blogis ja miks ma nagu kahtlustan, et ta võib kuidagi seotud olla selle saagaga lähemalt on see, et ta kirjutas mulle ka sellist teksti, et võtta oma videod kohe maha, need on YouTube'i mingi esitluspoliitika, mis iganes ta sõna kasutas põhimõtetega vastuolus, lõpuks ei saa oma kanalit enam kasutada ja vastavad kaebused on sisse antud asutustesse. Kas ta mainis politseid, ta mainis midagi veel ühesõnaga, selliseid asju ütles, et
aga suvaline inimene ei kirjutaks mulle ju, et võtta video maha ja kaebused on sisse antud kuskile asutustesse. Ehk sellest ainuüksi ma järeldan, et seal võib mingi seotus olla, aga teine variant on, et see on mingi suvaline hull. Et 2 varianti, ega ma ei tea. Aga lihtsalt need, et üks inimene võtab vaevaks 2 eri e-posti aadressilt teeselda mingeid rolle, kord inglise keeles, kord eesti keeles, üks jutt, teine jutt ja väga järjepidevalt ka blogisse kirjutanud kommentaare. Ja veel sellise sisuga, et põhimõtteliselt, et me oleme siin politseisse andnud, kes iganes need meie seal kirjas on, siis ma ei kujuta ette, kes viitsiks. Nad ähvardavad sind umbes, aga mingi aga sul on sõnavabadus, et see ei ole ju midagi teinud selles suhtes, et see on nii naljakas, aga ma räägin, et number 1 fännid, vaata, number 1 fännid tihti ongi siuksed omamoodi. Ma ei tea, kas ma seda sulle rääkisin, kuidas minu raamatut üritati tühistada ühe teise autori poolt. Ei rääkinud, palun. Saadeti raamatupoele kaebus, et ma olen nii kohutav inimene ja minu raamatut ei võiks olla müügil, sest et ma külvan vaenu ja viha ühiskonnas ja et siis raamatupood ei tohiks esindada sellise inimese raamatut nagu mina ja et ma ei ole isegi naine, vaid ma olen loom. Ja siis ma kirjutasin, et ma ei saanud talle kahjuks vastu kirjutada, kuna mingi fake meil on ju. Aga ma mõtlesin küsida, et mis loom, kas see on nagu laama või ma tahaks teada, vaata, mis loom ma olen. Et seda ta ei täpsustanud, aga see oli väga huvitav, see raamatupood saatis mulle selle kaebuse. 2 mõtet selle peale. Esiteks, minule kommenteeris keegi sõna otseses mõttes kriminaal ja paadunud kriminaal Facebookis, et ma olen aherlehm. Ja ma ei teadnud, aherlehm ja ma ei teadnud, mida tähendab aher ja aher on, et ei ole tiinestunud viljatu põhimõtteliselt looma kohta või ei ole sellel aastal tiinestunud siis. Ja mõtlesin väga vahva, ma õppisin uue sõna, ma siiralt ei teadnud seda sõna aher, nii et see kõlab nagu see oleks mingi zoofiilide sõnavaras. See tüüp oli ka sellise profiilipildiga, et see oli Kalev, midagi hoidis kala käest sellise väga kahtlase näoga. Mõtlesin, no ma ei tea, palju loomade juttu küll, aga teine mõte, mis jutuga tekkis, on see, et ega minul ühe tüübiga tekkis ka mõte, et tahaks ka kirjutada raamatupoodi tegelikult, sest on selline tüüp, kes nimetab Facebookis ennast Laurito Merilooks, kelle päris nimi on Laur Piksaar. Mingi täis pervo juttu paneb seal kommentaarides. Mulle kirjutas midagi, ta on päris palju kirjutanud, aga ma kõike ei vaata seal Facebookis, aga üks kommentaar oli midagi stiilis, et keegi peab seda eite põrutama. See on hästi seksuaalse sisuga asjad. Ja see tüüp pakub jõuluvana teenust, jumala eest inimesed, palun guugeldage kindlasti oma jõuluvana teenuse osutajaid, aga temal oli ka mingi, tema piltidest näha, et ta oli mingi raamatu esitlus, ma ei tea, millises raamatupoes, aga mingi see Chuck Norrise raamat, siis mõtlesin, korraks tekkis mõte, et tahaks ka koguks need kommentaarid kokku ja kirjutaks selle raamatupoele igast isikutele, kes on taga seotud lihtsalt, kuulge, nagu sellise vennaga tahate ennast siduda. Ja sest päriselt, mina näiteks ei tahaks elu sees, et minu kanal või minu äri või minu ettevõtmised oleksid seotud mingisuguse sellise inimesega, kes nii haiget juttu ajab netis, et see tegelikult ei ole okei. Aga siis ma ei teinud seda, sest ma ei viitsinud. Aga nüüd, kui sa niimoodi ütlesid, siis ma mõtlen, No Lauritaga on see teema, et mul on muideks ta kunagi väga ammu ilmunud luulekogu Ümber augu. See oli hea või? Sest neid asju saab ka naljakalt teha, neid saab hästi teha ju. Tegelikult selles suhtes mina võtsingi seda, et see on see karakter, ta teebki seda, ma olen interneti troll, vaata see ülekaalus meesterahvas, kes kommenteerib supermodelle, vaata kusagil Facebookis on ja. Et kui ma seda võtsin niimoodi, et eks ma ikka naersin ja nii, et sest et see, kui sa võtad nagu huumoriga, siis ta ei olnud üldse nagu halb. Aga siin tekkis minuga temal isiklik konflikt, kuna aastaid, sellest on väga palju aastaid möödas, aga ta ühel korral minu show'le ronis lavale, võttis mikrofoni ja küsis publikult, et mis te olete, kas Sillele meeldib eest või tagant. Ja tegi mingid siuksed asju ja see oli äärmiselt ebamugav ja see oli minu lava. Ja see ei ole netitroll, vaata. See on netitroll, see on ikka peas segani inimene. Ja ka minu jaoks juba ka netitroll võib olla selline isegi nauditav nähtus, kui ta teeb niimoodi teravat nalja näiteks ja see võib ka vahel üle piiri minna, see on kõik okei, et ma ei ole ka mingisugune nagu ilmselgelt ma kasutan ka igast värvilist sõnavara ja nii edasi. Aga kui sa tuled, kirjutad mulle mingi sisu teemale, et keegi peaks seda eite põrutama, äkki loksutaks ajupaikas, see ei ole trollimine, see ei ole naljakas, see pole terav, see on lihtsalt rõve. See on lihtsalt rõve ja see, mis sina kirjeldad, see ületab igasuguse piiri, et see ongi, mõtlen jällegi, mina tahaks sellisest inimesest igati käed puhtaks pühkida ja ma tegelikult vanasti mul oli see põhimõte, et mina kedagi ei bloki ja mina kommentaari ei kustuta. Kommentaare ma seni ei olnud ka kustutanud. Ainus erand on see, et kui YouTube'i filter püüdis kinni mingid sõnad, näiteks YouTube'i filter püüab kinni sõnalits Facebook automaatselt, minul ei pea midagi kinni. Ma nüüd olen hakanud vaatama, et ma vist saaksin seal mingeid sõnu bännida nii-öelda. Ma ei ole seda veel teinud, aga YouTube'i kommentaarium on üldjoontes olnud enam-vähem okei. Ütleme, mul on mingi see püsitrollid, mingisugune vähemalt 2 lapse isa, mingi Andrus käib kirjutab mulle tihti mingi ükskord taina pea ja sellised lühikesi lollakaid asju, siis see on veits juba naljaks, et palju ta viitsib vaata, see on juba naljakas. Aga kui ikkagi
vaadata üldpildis YouTube'i kommentaariumi, siis mina ei ole midagi kustutanud, välja arvatud, mida YouTube kinni püüab ja tegelikult see on üldpilt on üsna mõistlik. Ja need, kes ei ole nõus, kirjutavad enam-vähem viisakalt. On mõni väga haige erand, aga see on okei. TikTok on ka enam-vähem okei, ma ei käi seal eriti tihti ausalt öeldes, aga nii palju, kui ma olen käinud, seal ei ole kõige hullem kommentaarium. Instagrami kommentaarium on kõige vaiksem, Facebooki kommentaarium paned midagi üles. Ma arvan, kui ma panin just eile või üleeile ühe lühivideo ülesse ja vaatasin veidi aja pärast, et kohe oli kommentaarium täis ja ma ei hakanud üldse vaatama neid kommentaare, sest ma mõtlesin, et kui ta nii ruttu täis läheb, ega siis see tähendab ainult mingeid haigeid inimesi. Ja siis ma võtsin kätte ja hakkasin siis ühekaupa niimoodi vaikselt blokeerima neid, kes lihtsalt sõimavad. Aga see võtab ka omajagu aega ja tõesti võtab aega. Ma jõudsin võib-olla 5-6 inimest ära blokeerida, vaatan, näe 15 minutit või kuidagi on läinud, sest Facebooki funktsionaalsus brauseris ei ole ka kõige nagu kasutajasõbralikum minu vaatest, võtab hulta aega iga liigutus. Aga ma jõudsin selleni, et mingil määral ma vist ikkagi pean seda hakkama modereerima, sest küsimus pole mitte selles, kas mind häirib see, et mingi loll sõimab, vaid teine küsimus on see, et see peletab eemale ka mõistliku inimese, kui ta näeb, et kommentaarium täielik saast ja eriti kui mingi tundlik teema ja kommentaarium see on nagu nii rõve jutt tundlikul teemal, et jumal okei, on lapsi kägistada, siis see on väga haige ja tegelikult seda sõnumit, miks mina tahan anda platvormi sellisele sõnumile, ma ei taha. Et vanasti ma mõtlesin absoluutse sellise sõnavabaduse perspektiivist, et inimese oma vastutus, mina ei bloki midagi. Siis ma veel natuke omaette kodus impulssi vaadates kunagi naersin Moonika Helme üle, kes ütles seal mingi sõnavabaduse teema oli, see oli vist vihakõne seaduse teema, tema muidugi selle vastu ja tema ütleski tookord, et tema lihtsalt blokib kõik ära, kes tal seal nagu nõmedad on kommentaariumis ja mina mõtlesin selle peale, et aga sul tekib nagu kõlakoda ja nii. Aga küsimus on, keda ja mis piiriga sa blokeerid, kui sa blokeerid sõimajaid konkreetselt, see ei tee midagi halba. Oluline on see, et sa ei blokeeri teisiti arvajaid. Küsimus on selles, et kus sa piiri tõmbad. Jah, mina olen sinuga päri selles mõttes, et ma üldiselt ei kustuta, ei blokeeri välja arvatus siis, kui mul on täiesti nagu reklaamid, et hei, tule mu üritusele ja keegi sinna paneb mingi pederastide kokkutulek ja mingi süksed asju, siis ma panen blokki juba selle mõttega, et see algoritmile annaks märku, et ma ei taha sinna hokku suunata oma reklaami, sest et see ei too mulle tulemust. Ma tahan mu reklaami jaoks inimesteni, kes tuleksid mu showle, mind toetaksid, mitte need, kes virisevad ja kardavad vikerkaare lippu ja mingi kellest 100 muud häda on, et see ei ole nagu point, aga üldiselt, mis mulle on kirjutatud, välja arvatud ühe erandiga, kes mulle lihtsalt nii pikki nagu igale poole oli vaja tal avaldada arvamust ja nagu tõesti kõik tähemärgid täis ja see juba võttis nagu, et inimesed hakkas temaga seal vaidlema ja siis läks juba seal oma elu käima, siis mõtlesin, et mul ei ole vaja nagu mute restrict või block lihtsalt, et muidu see video kaotab oma pointi, sest et see nagu kommentaarium hakkab pihta, see nagu foorum lõpuks, siis ma ei tahaks ka seda nagu, et selles suhtes ma olen suga nõus ja ei peagi kõigi arvamusi läbi laskma, peabki mingi filter olema, et see on nagu okei. Aga kas sul on mingid sellised heiterid, kelle nagu kommentaaris on natuke ootab ka, sest et see naljakas, et sa tõesti viitsid iga päev või iga video või nagu... Mul on mõned olnud siuksed, kes lihtsalt ei meeldi, kes käivad isegi show'l ja pärast show kirjutavad, jumala mõttetu oli, siis ma mingi, aga sa käid iga kord nagu, mis sa käid siis, kui ei meeldi, et see on naljakas minu jaoks. Et ma ei solvu nagu selle peale, et okei, sul ei meeldi, mis ma teas on. Ma niimoodi ei oska küll öelda, et mul on, selles suhtes mind üllatab mõni kasutajanimi YouTube'is. YouTube'i kommentaarid on need, mida ma vaatan põhimõtteliselt kõik läbi, sõltuvalt siis küll mitte kohe ja kiiruga, aga ja seal on küll vahel naeradki, et mingi vend viitsib ja käib lihtsalt iga video all, lihtsalt paneb mingi sõna sinna. Kuni ta ei ropenda või midagi, siis seal YouTube'is ma ei ole seda puhastustööd niimoodi hakanud tegema, sest seal ei ole vajadust olnud, aga mida ma olen YouTube'is teinud, blokeerinud paaril korral, see on 2 inimest vist kokku, keda ma olen blokeerinud sellisel põhjusel, et mingi kodanik käib ühe teemaga, käib iga video kommentaariumis, erinevad teemad on videotes, aga tema nokib ühe asja kallal ja siis mul on see, et see on mõttetu, see ei panusta mitte midagi mingisugusesse diskussiooni, sul on mingi oma hinge asi ja see lihtsalt rikub minu jaoks seda kommentaariumi kogemust ka, kui lihtsalt keegi jaurab ühe teema ümber iga videol. Selliseid inimesi on paar tükki olnud. Sellele ei ole ka mõtet. Ma sain YouTube'is siis esimesel osale, kus sa käisid sellise kommentaari, et tahtsin tavakodanikust naisterahvast kuulata, aga selle saatejuhil meeldib endast rohkem rääkida, siis ma ei nagu, fine, ma siis kutsun ta uuesti, siis ma lasen tal rääkida, et mul on see ATH vaata, kui mul samastub mingi teema, siis ma tahaks ise ka vaata kommenteerida ja rääkida. Ja, aga see on sinu saade, me teeme seda, see on sinu saade. Ja see ei ole mingisugune, et tere istume maha ja 20 küsimust, see on vestlus. See ongi vestlus
ja selles suhtes, jah, see ongi siit lugu ei meeldinud. ei meeldinud, siis ma ei nagu Igaühel oma, et see ei ole mingi... ei saa kõigile meeldida. Ei saa, minu tagasiside on nii vastuoluline, kui saab olla, räägi kiiremini, räägi aeglasemalt, ropenda vabalt ära, ropenda üldse vaata, ole tõsisem, ole rõõmsam, et igal ühel on oma arusaam sellest, mis on, ongi maitse küsimus ja selle üle ei maitse muretseda. Ei maitse muretseda väga meeldib. Kui kellegi häirib mingi kiirus, siis tegelikult tänapäeval saab ju panna ka minu meelest kuulata kiiremini, aeglasemalt. Jah, vähemalt Spotify's. Paljud kuulavad minu juttu siis veel kiirendusega, mis ongi see, et mõni ütleb, räägi aeglasemalt ja teised kirjutavad, et tead, ma kuulan 1,5 kiirendusega ja neid on nii palju, kes on mulle kirjutanud seda. See on täitsa huvitav, et inimesed on ikka nii erinevad, et üritada siis kõigile meele järele olla, see on mõttetu. Ja minu käest on tihti küsitud, et kas ma olen selle reklaamiklipi hääl näitajas tähelepanu tegemist ravimigena ravimi tagasi tähelepanu pagasvalt infolehte, siis ma ei ole, aga see on selline asi, mida ma oskan teha, kui on vaja, ma võin nagu hästi ausalt, tegelikult aastatega ma olen õppinud aeglasemalt rääkima. Kui ma käisin keskkoolis, siis õpetajad ei olnud kindlad, kas ma vastasin õigesti mitte, siis ma rääkisin, ma vuristasin ma nagu õmblus, ma panin nagu niimoodi ette, kõik olid mingi aitäh, et siis ma ei saanud aru ka, et lõpuks siis kõik oligi see, et kas sa saaks aeglasemalt rääkida. Et see tuleb nii loomulikult mulle ja mida rohkem ma olen elevil, seda kiiremini hakkan rääkima või mida rohkem ma olen närvis, seda kiiremini hakkan rääkima, et see lihtsalt on, aga nüüd ma üritan nagu võtame rahulikult siis ikkagi, et siis inimesed ikkagi saaksid kuulata ja mõttega kaasa mõelda, aga minul on niimoodi, vahepeal nagu inimesi üldse koti, mida ma teen, siis tuleb mingi teema, kus ma saan nagu korraks hästi palju tähelepanu ja siis mul on DM-id nagu täis selle, kui ma ei töötu ja minust ei töötute kõneisik vahepeal, kus ma käisin põhimõtteliselt kõik kanalid läbi ja käisin teles, siis intervjuud ja artiklid ja kolumnid ja nii edasi. Ma nägin su nägu Facebookis käis läbi, kas olid pealtnägijas või kuskil? Ei, ma ei olnud pealt, ma olin täistunnis olin ja siis TV3 uudistes olin, siis ma olin veel Äripäevas on see best marketing, seal andsin intervjuus, Postimees käis läbi, et oligi üks Streetsi postitus, läks niimoodi lendama, et reaalselt mul TV3 helistas, tere teie kui töötute kõneisik, kuidas kommenteerite praegust tööturgu ja mingi mul ei ole andmeid kommenteerida või ma ei tööta mingi töötukassas ja siis ma ütlesin, et millal teil seda intekat vaja, kas sa täna kell 1 saad, ma mingi kell 10 ma olin voodis vaatama mingi, et vist saab, aga ma läksin niimoodi, mul polnud ühtegi küsimust, lihtsalt kaamera läks ja õhtul oli Peetris ja ma mingi ma ise õpetan kõneisikuid ja kuidas jääda rahulikuks kaamera ees, aga väga raske oli niimoodi minna, et tegelikult ma ei osanud ju ka rääkida nüüd üldistada enda kogemust kõikidele, et seda ma olin nagu ka, et ma ei saa päris seda kommenteerida ka päris niimoodi, et aga siis ma sain väga palju DM-e nagu igal pool Threadsis, Instas, Facebookis, meili peale, inimesed saatsid mulle igast staffi ka, mingi raamatuid ja süüa, ma ei tea, ma olin nagu lahe, ma ei osanud nagu oodata, see oli hästi tore aeg muidugi, aga väga üllatav ja siis ma nägin, et tead, mis võib tunduda vahepeal sotsiaalmeedias, kõik on nii vihased ja kurjad ja nagu hull heit on, aga mul oli just vastupidi, et mingi 99% oli ülipositiivne ja toetav ja seda oli nagu meeldib näha, et ma ei tea, kuidas sul on palju DM-e, inimesed kirjutavad sulle eraldi. DM-id on 99% positiivsed. Pärast seda esimest Sildarde videot üks proua kirjutas mulle, tundub, et profiilipildi järgi vanem proua kirjutas mulle sellise DM, et kuidas tema isa teda ka kunagi kägistas, aga nüüd, kui ta isa on surnud, siis ta igatseb teda. Seda me ei saa parandada, me ei saa siin aidata, vaata selleks. Nagu, ma ei tea, cool story bro, aga nagu mis me nüüd peale hakkame sellega. Aga ei, üldjuhul need otsekirjad ja sõnumid on tõesti olnud üdini positiivsed. Üks proua, kelle nimi ka Facebooki kommentaariumi sõimust läbi käib, kirjutas mulle mingi sellise väga unhinged e-kirja. Ilma ei mingit tere, ei head aega, ei midagi, lihtsalt mingisugune ränd sellest, et mine psühhiaatri kliinikusse, siis meil oli nagu see ämblik mehe meem, et ei, sina mine psühhiaatri ja sina lähed psühhiaatri kliinikusse, kõik teie lähete täpselt, aga ei, me ei saa minna, aga ajad on täis. Tõsi jah, ei saa ju ja era on jumala kallis, nii et ei lähe. Oleneb, kui vaimselt haiges oled, see mõttes, et mina sain, ütleme niimoodi, kui ma ei läbi põlenud, siis ma õnneks sain abi, et mingit kasugi töötukassalt, aga üldiselt ei saa jah, järjekorrad on pikad. Kusjuures keegi jagas, ma ei tea, kas me eelmine kord, me vist juba rääkisime sellest, et keegi jagas minuga oma sellist kogemust kunagi ammu, kui ma ATH-st rääkisin, et töötukassa kaudu jõudis hoopis ATH diagnoosini. Ma vist rääkisin eelmises osas sulle seda. Ma olin üllatunud, et töötukassas selline mingi spetsialist, kes siis nagu aitas tal tööd leida ja siis nagu viitas, et kuule äkki oleks vaja. See on väga tore. Väga äge, ma ütlesin, see on nagu next level töötukassa, et ei, mul oli, et ära ole nii negatiivne ja kõigi emad surevad ja elu ongi raske ja et mis on tõsi, kõigi emad mingil hetkel surevad selles suhtes, me kõik sureme mingil hetkel, et nagu ma tahaks praegu surra, aga selles mõttes, et ma ei tea, mida nagu kena. Aga erata natuke, siis sul hakkab rõõmsam sest. Mõtle positiivselt. Oligi, et kui sa nii negatiivne oled, sa ei saagi tööle, ma mingi
jah, see oligi minu vaat siuke limbo, et ma olen liiga negatiivne, ma ei saa tööd ja siis... matusebüroosse näiteks? Ei, matusebüroos... Kas seal on positiivsust vaja? ma ei tea, neil on nagu omamoodi huumor selles mõttes, et ma nagu, kui ma nendega rääkisin seal, vaata mu ema suri mu sünnipäeval ka ja siis küsisid, et kes on sulle siis see, kes tseremoonia läbi viib, ma ütlesin, et et ma ise, et ma võin teha seda ja et kui raskas ikka on, ma ju nagu olen meelelautaja ja oskan nagu teha asju. Ja nad ütlesid, et ei sinu matus ju, siis ma ei nagu, ei, mu ema suri, vaata. Siis nad ei nagu... Sorry, mul jõudis väikse läägiga kohale. Seda mingi, et ma ei tea, kas me peame sulle kaasa tundma, sul tundub, et vist on päris okei. Ühesõnaga, ma tegin veits nagu nalja seal ka, et küsisin, kas ma saaksin nagu mingit soodukat, vaata, et sünnipäev, kas ma saaks nagu sünnipäevapeo ja matuse teha koos, et 2 in 1 või mingi sellised asju. Kas sa said sünnipäeva soodukat? Ei saanud, nad hoopis topeltrenti küsisid. Ei, sellega oli see kabel, ühesõnaga ma sain krematooriumist võib-olla bänni, ma ei tea, ühesõnaga, kui ma suren, ma vist Pärnamäel ei ole oodatud, siis ma ei tea, kus mind tuhastatakse, aga ma läksin nendega tülli, sest et see oli nii jabur, et ma pean maksma mingi, ühesõnaga ma broneerin siis selle kabeli, võtan peielaua, need on eraldi ruumid, aga samas majas, ma maksan siis mõlema eest ruumirenti ja pluss siis ka veel enne seda broneerimistasu, et seda saada see ruumis. Ma mingi, kas see ei ole krematooriumi funktsioon, et teil toimuvad need üritused siin, sorry, vaata, et ja see ei olnud nagu väike summa ka ja siis ma olin nagu kuidagi vihastasin ja siis nad ei, ühesõnaga hästi halb oli see korraldus minu jaoks ka toidu mõttes. Kus linnas oli siis? Pärnamäe Tallinnas. Ma oleks arvanud mingi eriti väikses kohas, kus on 0 valikut, aga... No ma ei olnud üldse, ma olin nagu väga kriitiline, ma väga pahandasin, ma olin vaata ka mingi läbi põlenud endast välja. Ja ma arvan, nad on harjunud, et inimesed on leinaperioodil on ju ka enamikel vist on, ma eeldan, kui on lähedane ikka ja lahkub, on raske vaimselt, et siis on need inimesed snapivad seal päris palju. Ma olin väga snapi. Ja siis ma ütlesin, et mis nad teevad siis, et mind ei võtta vastu või ma ei tea selles suhtes. Et see oli nagu väga crazy aeg mu elus, et matusebüroo nagu oli kõige mõistlikum selles osas, aga siis kui ma läksin urnimatust tegema, siis küll tehti mingi siuke snapi kommentaar, et seal kalmistul, et alles nüüd teete urnimatust. Siis ma ei nagu, vabandust tõesti, nagu, et vabandust, et sa pidid ootama nüüd seda urnimatust. Mingid ebavajalikud kommentaarid või mingi, ma ei saa aru siuksest suhtumisest. Mul üks lähedane inimene kaotas lapse enneaegne sünnitus ja siis õde seal keegi oli talle öelnud, et järgmisega me juba teame, milles asi on. Siis mõtlen nagu... Mis nagu... Siis selle hetkel mõtled, et... Kas see on vajalik praegu? Jah, ma loodan, et see inimene tundis ennast ka pärast pahasti, et ta saab aru, et nagu äkki ei ütleks selliseid asju. Aga teine asi on võib-olla sul on see, et sa oled desensitized, kuidas see eesti keeles õige sõna on, sinu jaoks ei tundu see kõik enam nii šokeeriva, nii raske, sa näed iga päev seda. See on nagu töö jah, siis sa ei mõtlegi, et see kuidagi mõjub. Ja ma saan aru sellest, et aga vahepeal siuke stoiline suhtumine või siuke, et ütlen kõike filtrite välja, siis mingis kontekstis ma olin ka, et mul ei olnud vaja seda kuulata või see ei olnud vajalik kommentaar, et lihtsalt tee oma töö, ma maksan sulle riigilõivu või kedagi kotti sinu arvamus, millal ma teen midagi, on ju. Et see oli nagu see teema. Et jah, aga mina nagu olen üllatavalt palju saanud isegi Facebookis positiivseid kommentaare, sest kohe oma tööturu ja siis ka töökeskkonna osas, ehk siis meil on kohati ka siin LHV teemad käisid läbi, et toksiline töökultuur ja me tööta ennast surnuks ja et sellega ma läksin ka väga paljud inimesed kirjutasid, siis juba tuli rohkem nagu kriitikat, aga samas Facebookis ma lugesin kommentaare, vaatasin, vau, tegelikult ei olnudki nii hull, et täitsa mõistlikud kommentaarid ja töötuse teemal ka. Inimesed olidki mingi, et jaa, fuck Eesti riik, nagu mis mõttes, et toetused on nii kehvad ja inimesed abi. Millel iganes riiki kirud, siis Facebook toetab sind. See on alati, nagu minu kogemuses see on niimoodi, kui sa riiki kirud, siis on Facebookis, need kõik karjujad on sinu poolel. Kui sa kedagi või midagi muud kritiseerid, siis on hoopis teine, minu kogemus on vähemalt see, et nii kaua kui sa riiki kirjud, siis on kõik su sõbrad seal. Seda ma nägin esimest korda ja, et kui mingi Pride'i teemal sõna võtta või midagi, oi. Naiste õigused või mingid naiste mured, siis on umbes... Aga mis õigusi teil veel vaja on? Kõik on ju olemas. Pride'il on põhiline see, et milleks teil Pride'i vaja on, saate ju abielluda omavahel, tehke mis tahate umbes kinnistustega. See on nagu see, et nagu... See on see, et point lendab üle pea, vaata, täpselt see suhtumine on ju see, mille pärast on selliseid asju vaja. Aga just, siis see Pride'il ka lihtsalt, kui ma sain Facebooki mammidega ka vaielda, seal väga tore oli, et ma räägin mingist turvatundest või et õigustest samamoodi ja et ka töö juures, et sind ei diskrimineeritakse, mis iganes, kohe lennatakse peale seks, kõik olid üliropud, vaatasin ka, et issand, siuksed mammid kirjutavad väga nilbelt rõveda ropud, mõtlesin, et see, mis sulle meeldib, jäta endale teada. Kes see oli, kes see kirjutas, ma ei ütle nüüd nime, sest mul ei ole kontekst täpselt meeles, aga see oli Facebookis, et
keegi kirjutas midagi jälle transsoolisega seoses, et et ärkad opilt ja siis on mingi üllatus, sul on mingi 7 nokut külge opereeritud. See oli mingi poliitikutest, see oli naispoliitik ja ma arvan, et ma tean, kes see oli, sest kes ikka sellist juttu kirjutab, aga ma ei hakka ütlema. Ja sa mõtled nagu, mille peale sa mõtled? Nagu millega sa tegeled? Sa fantaseerid sellest, et inimene ärkab opilt üles ja tal on mingi mitu noksi külge õmmeldud. Nagu kuidas sa tuled selle mõtte peale? Nagu, kus su aju käib vahepeal? Vaata, minu aju käib ka maailma nagu reisidel, aga ta ei käi sellistes kohtades. Vaata, nagu, mis toimub nende inimeste peades. Aga jaa, naised on vahel samamoodi, et keegi kirjutas mulle midagi sellist, et sa ei saaks tänavanurga peal 5 eurot ka. Ja siis vaatad tema profiilis on mingisugune täiesti nagu mingi vana tädi kuskilt, üks oli mingi Tartus tundub nagu normaalne inimene on ja et on nagu, neil on perepildid tihti seal üleval, pereinimesed seal, mingi nunnud kiisupildid ja mingi lahkuse kohta mingid, ma ei tea, mis iganes asjad ja siis tulevad ja sõimavad. Ja see on nii veider ja ma just kogesin hiljuti seda ka, et üks tüüp tuli ja mingi mölises, et mingi raevutsev, emotsionaalselt üles köetud naisterahvas, et ma ei tea, paha vaadata, rämpsisu blablaa ja ma võtsin tema postituse, et tema nagu selle näo nimega, et davai, et ära ole rumal nagu see tüüp, et kui sulle meeldib, pane blokk või nagu pane not interested ja siis pärast korraks sattusin kommentaariumisse see tüüp kellelegi vastas, et see, mida mina nüüd teen, et ma tema näost tegin nagu postituse, see on nüüd küberkius. Et vaata, mina räägin ja just, et et sina räägid vaimsest tervisest ja värkidest ja siis nüüd see on lausa küberkius, ma mingi, my dude, sa tuled võõra inimese sisu alla, veedad aega, et kommenteerida, see on mingi 2-sõnaline kommentaar, nagu osadel mingi, et haigeit või midagi, see on nagu välja kirjutatud täis lauset, ikka 2-3 lauset on ja et midagi nõmedat kirjutada ja nüüd sa nutad, et ma avalikustan, nagu panen sinu sinna pult, et davai, see vend tahab tähelepanu, võta siis. Ja siis on järsku küberkius, et see on nii absurdne. Jah, minu reegel on see, et kui sa oled ise valmis puid alla panema, siis sa peaksid olema valmis ka seda saama, sest et näiteks kuna minu nagu comedy stiil laval on see, et ma nagu roastin ja tõesti ma nagu olengi siuke vaata ülbe ja panen puid alla, samas mul on ka kirjutatud tagasi, et mingites kohtades võib-olla läksin üle piiri või see ei meeldinud või mis iganes, ma olen nagu valmis alati ka selgitama inimestele, rääkima nendest teemas, ma olen avatud sellele tagasisidele ka, et see ja kui keegi tunneb ebamugavalt ennast show'l, siis ma loomulikult ei torgi teda või jätta rahule, aga mul on ka samamoodi, et kui sa tuled, sõimad mind kõikide nagu mingite nilbuste rõved ja siis järsku poed selle taha, aga mingi vaene mina, kuidas sa julged paha on, mingi, et ei, kas sina alustasid, sa ei tegid selle lahti, et sa oleks võinud lihtsalt öelda mitte midagi, nagu ignoreerida, scrollida edasi või mitte välja teha, aga sa otsustasid minna sinna diskussiooni, seega okei, sa oled nüüd minu laua taga, sa ütlesid mulle niimoodi, nüüd ole valmis, ega ma siis ei ole suu peale kukkunud ja ma jää vastust võlgu sulle. Ja see loomulikult see toimib mõlemat pidi, et mis mulle ka siis mingid inimesed nii-öelda heidavad ette, et kuidas sa ise ütled nagu inimeste kohta, kes sinuga mölisevad. Ja mõtlen alati, et kuidas sa ei näe erisust? Ma teen oma sisu, minu sisu alla tuleb keegi lihtsalt mölisema, kuigi ta võiks seda ignoda. Kui ta teeks oma sisu, mine tee oma Facebooki seinal mingi postitus, mine tee oma Facebooki seinal postitus, et sulle ei meeldi see raevutsev, emotsionaalselt ülesköetud, mis iganes heit on. Tee oma seinal. Ma ei tuleks sinna kommentaaris, mul on jumala suva vaata, aga sa tuled minu sisu alla kommenteerima, siis ära oota mingisugust sellist vaikset malbet naeratust vastu. Et jumala eest aus mäng, sulle ei meeldi minu sisu, jumala eest kritiseeri seda enda foorumis, nagu loo oma ruum selleks, et ära roni minu taga õue peale nagu möllama, siis pärast oled mingi viu, et see oli nii naljakas. Nii naljakas suhtumine. Ja Pride'iga oli see veel, et üks naine kirjutas ülipika nagu siukse kommentaari, mis sisuliselt oli, et ma ei tea, homod tuleks riigist välja saata või ahju panna või midagi sellist on ju. No ikka väga siuke hardcore. Ja siis ma vaatasin ta profiili ka, mõtleks 50-ndates naisterahvas ja siis ta on tutvustanud ennast vaata Facebookis, kus sa kirjutad enda kohta lahutatud. Ja siis ma olin nagu, et mõtleme nüüd selle peale, miks sa võib-olla lahutatud, kui sa oled nii viha ja vimma täis ja et see oli lihtsalt nii irooniline minu jaoks kuidagi. Aga samas ümberpööratud seal samal teemal on see, et mulle hästi tihti on kommentaaris mingi, et selle leidel raudselt mingid meest ei ole mingi vallaline ja kibestunud ja kõik, kes mõtled, kust inimestel samas see seos nagu peas tekib, vaata, et mul on selles suhtes hästi mugav positsioon, et ma saan öelda, et mul on abikaasaga 15 aastat koos, mul on õnnelikult abielus, mul on laps, mul on kõik on chill, mind lihtsalt huvitavad mingid sisuteemad ja jah, ma olen kirglik inimene, kui ma sisus sees olen ja ma väljendun võib-olla värvikalt ja mida iganes teen oma sisu nagu ta on. See on ju kõik ka töödeldud sisu, eks ole, et ma ei tee mingisugused reacte ja nii edasi nagu laivis. Et jah, ma annan välja sellise toote ja keegi võib reageerida sellele, aga kust sa tuled selle peale, et sinu jaoks on seos, et kui naine väljendab ennast kuidagi võib-olla mitte malbelt, järelikult on vallaline ja õnnetu. See seos tegelikult mulle ei tundu loogiline, mistõttu
see, et see naine juhuslikult oli lahutatud, ei pruugi olla seotud sellega, miks ta nii nõme on internetis, aga no võib, aga ei pruugi. Seda küll jah. No vaata, see ongi see mõte, et umbes naise eesmärk on leida endale mees ja abielluda ja saada lapsed. Ja kui need on olemas, siis ole vait ja ole rahul, vaata, mis sa enam tahad midagi. See enam keegi vingud on ja. Et siis on muidugi see, et kui inimesed saavad teada, et ma olen naisega suhtes, noh siis muidugi kasutatakse seda mu vastu ära vaata ja no nii edasi, et ongi, et siis you cannot win, kui sa oled naine, siis can't win, igatepidi on halb, ükskõik mida sa ka ei teeks, sa kunagi ei meeldi kõigile ja enamasti, kui sa oleksid mees, siis sa ei saaks selliseid reaktsioone suure tõenäosusega. Kui sa oleksid hetero, jah? No muidugi, see on omaette teema ja of course. Mul lihtsalt on värskelt meeles see Katrin Lust ja Vootele päi teema, vaata sellepärast mõtlen kogu aeg, et okei, las ta jääda. Ma ei hakka midagi ütlema. Võt, aga jah, minu jaoks, mis mu point oligi, et tore, ma olen mõlemad näinud, olen näinud seda padu vihkamist ja täiesti mingit hullu misoküüniat, homofoobiat ja nii edasi. Teiselt poolt olen näinud väga toredaid, ägedaid inimesi, saanud väga ägedaid kontakte ja mis iganes. Et mõne video või asjaga, podcastiga siis on mul see olnud, et ma ise olen arvanud, et okei, et nagu see video, see podcast, kus mul kõnetoru näiteks käis, on ju. Kõnetoru käis mul üks lemmikosa, see on ausalt üks mu top kolme osa, mõtlesin, et see läheb raudselt mingi emakeele päev, raudselt läheb täiega kõigile peale ja siis seda on üks vähem vaadatuid ja ma mingi, see on mu lemmik, et miks ei läinud, miks ei kõnetanud. Teisalt on mingid sellised teemad, mis ma arvasin, et üldse ei lähe, näiteks see suvaline Threadsi postitus, sest ma olin pahane kogu mingi töötukassa ja tööotsingute peale. See läks niimoodi lendama, et ma ei nagu okei, seda ma nüüd joodan, et see läks lendama ja podcast osadega ka, et ma vahel vist ei saa nagu aru, et mida inimesed tahavad, mis sisu nad tahavad või mis nagu kõnetab, et see on nagu, kas sul on ka niimoodi, et see... Absoluutselt, mul on sama asi, et ma ei tea, mis inimesi kõnetab. Ma viimasel ajal olen näitanud toonud seda, et sealt Sildarude teisest videost oleks napilt selle valgete sokkide ja menstruatsiooni teemad ma oleks välja jätnud, sest video oli mega pikaks veninud. Mulle endale lõppastmes algpunktiks on alati olnud lastevanemate varasuhted, mis tõttu ka 3. video venib täiega praegu. See on nüüd peaaegu 2 tundi pikk ja ma üritan seda lühemaks saada ja ma olen nagu veits tupikus. Aga lõpuks need on asjad, mis siis nagu läksid kuidagi, mitte nagu, vaid läksidki inimestele korda ja leidsid sellist vastukaja ühiskonnas. Ühesõnaga mina ka ei oska. Ma ei tunneta seda ja ma mäletan kunagi, kui mul oli valida, et kas ma teen sellest mingist Roosaare teemast, mis ma tegin paar sügist tagasi, mis oli esimene selline suurem teema kanalil. Mul oli valida 2 teema vahel, mina oleksin valinud ühe teise, siis ma arutasin paari inimesega ja nemad arvasid, ei, see Roosaare teema on huvitavam. Mina mõtlesin, päriselt on ka või? Mulle ei tundunud ja siis pärast, jah, see nagu läks. Aga on sul mõni video, mida sa kahetsed ka mõtled, et ma ei oleks pidanud sellest teemast üldse rääkimagi või nagu, et on sul midagi sellist olnud ka või pigem, et ei, sul on kõigega rahul, mis sa teinud oled siiani? Ma ei saa otsesõna öelda, et ma kahetsen, sest iga asi õpetab midagi. Mul on üks praegune pikaaegne kanali sõber, kes kunagi aastaid tagasi, kui ta esimest korda ilmus kommentaaridesse, kommenteeris ühe vana video all, et kuule, et see üks hetk seal videos on küll nõme. Ja see oli nali kellegi välimuse pihta, kes mulle ei meeldi. See oli meesterahvas, mitte naisterahvas ja mitte mingi ülikuulus. Aga ma võtsin selle välja ja see, ma väga pean lugu sellest, nii palju kui saab võõrast inimest, keda ma ei tunne, kes on minu jaoks põhimõtteliselt anonüümne, aga ma pean lugu sellest kanalisõbrast ja et on väga mõistliku jutuga nii. Ja sellest õppisin ka, et tegelikult sellised hetked tuleks välja jätta, et võin oma peas nagu korra õelat mõtet mõelda, aga need asjad ei ole seda väärt. Vahel kommentaariumis kui ma esimese hooga vastan või kui ma ka mõnele selle trollivale e-kirjale vastan esimese hooga, siis ma panen mingi kaktuse pildi, ütlen istu endale kaktus sisse, aga pärast mõtlen, kas see oligi vajalik. Ma ei saa öelda, et ma kahetsen seda, aga see on õppetund. Lihtsalt õppetund, et võib-olla ei ole vaja. Kuigi kommentaariumis ma käin ikka vastu mölisemas just sellepärast, et vahel need inimesed arvavad, et nad saavad lihtsalt ühepoolselt käia ja möliseda, et mõni neist vajab sellist. Nad on nagu lapsed. Nad vajavad distsipliini. Neile tuleb näidata, et nii nagu külakoerale... Tegudel on tagajärg. Jah, tegudel on tagajärg ja nii nagu külakoerale, nii koer külale, kumba iganes pidi see tegelikult originaalis oli, aga et kommentaaridest mölisemisest ma ei loobu, aga videotesse, need jäävad põhimõtteliselt, need on ikkagi asjad, mille tegemine võtab nii palju aega ja ressurssi ja ma ei taha selle kogu vibe ära rikkuda sellega, et kuskil ma teen mingi ebavajalikult õela vahemärkuse. Aga siinkohal ma ütlen ka seda, et sorry, naistel on jällegi topeltstandardid, sest mehed on öelnud, ma ei tea, ma olen igasuguseid nalju ja kommentaare, ilkumisi kuulanud siin igal pool ja mitte keegi ei lähe kedagi nii-öelda jutumärjast canceldama või whatever umbes, et kuule, see oli mingi see, et selles suhtes see on jällegi, et okei, naine või siis olla veits nagu õel või mingi teha natukene ebasobivatut nalja või kuidagi, et see mind häirib ka, et kuidagi naistelt oodatakse mingi, sa nüüd hakka mikromanageerima sinu nagu sisu veits, see nagu veits ka häirib mind ausalt öeldes. Mitte, et sa ei peaks olema nagu
vastuvõtlik tagasisidele, konstruktiivne tagasiside on alati oodatud, aga see mingi ilkumine, et naisena umbes sa ei tohiks opendada ja öelda mingeid selliseid kommentaare, see on nagu mida iganes. Ai, sellele mul oleks ka nagu käi perse. Sellele ma ei reageeriks üldse mitte vastuvõtvalt, et naisena seda Telli see kaktuse T-särk siit e-poest. Jah, tegelikult võiks, ma olen nii palju merch'i peal, mul on nii palju ideesid, ma juba kirjutasin suva sokipoele ka, et neil saab eritellimusele, aga siis nad ütlesid, et just praegu nad ei tegele need, et kuni augustini vähemalt nad ei tee eritellimusi, et saatus ei tahtnud mida perset sokke veel saada, aga ma ikka mõtlen selle peale. Ma tahaks hülgemüla sokke. Hülgemüla ja mida perset on need kaks asja, mis praegu, ja mulle meeldivad need ka mõlemad, aga ja siis ma avastasin, ma isegi ei mäleta, kus see jutt nüüd algas, mingi hoopis teisest asjast läks merch'i peale üle, sa pead mulle meelde tuletama, kus me alustasime, aga siis ma rääkisin ühel üritusel noorte sisuloojatega, kes, neil on natuke ikkagi suurem kogu see kanali värk ja nii, või oluliselt suurem, aga ühesõnaga nad on juba tegijamad ja nemad müüsid ka nüüd sokke ja vist, ma ei tea, mis see paari hind oli, 18 eurot äkki, millest enamus oli ilus presentatsioon, karp ja värk, ma mõtlesin, et täitsa pekkis 18, ma ei tulnud selle pealegi, ma mõtlesin, nagu ma saan suvasokid mingi 3,50 hulgi ostes ja siis müün neid 5-ga, siis natuke tüütu on, et pead ju kõike pakendama ja posti panema, on ju. Ma mõtlesin nii tagasihoidlikult, noored ütlesid, et paneme 18, alati saame alet teha, lollim on see, kui ma panen madala hinna ja siis läheb kõik ära ja siis on nagu, mis sa nüüd teed. Ma mõtlesin, kurat. Ja. Noored ikka oskavad, mina nii alalhoidlikult, ei, kõik on nagu nii kallis niikuinii, aga eks... Sul on vaja brand manageri, kes nagu ütleks sulle vaata ja kes teeks sulle vestlusõhtu kohta tuli ka küsimus, et millal tuleb tavakodanikus naisterahva vestlusõhtu. Mul on jätkuvalt see blokk ees, et minu jaoks on hästi veider küsida raha asja eest, mille eest ma ise ei maksaks. Ehk ka kanali tasulised liikmesused on selles suhtes, selleni jõudmiseni oli ka täis sellist imposter sündroomi ja kuidagi sellist paha tunnet, et ma ise, ma maksan mingi Netflixi ja nende eest ka kordamööda, ma ei võta kõiki asju korraga, mul on HBO ja mingil hetkel võib-olla tahan Apple TV-d jälle, et nagu okei, seda veel kuidagi õigustad endale, et kui ma tahan, et kanal eksisteeriks, nüüd on tasulised liikmesud, saan üle. Ja sokid, kõik vajavad sokke, davai, sokid, need võiks mõelda merch'i peale või mis iganes praktiline asi. Aga vestlusõhtu on see, et mille eest see inimene maksab ja ma saan aru, me oleme sinuga sellest rääkinud ja sa oled mulle selgitanud ja ma saan su argumentidest aru, aga mulle tundub see kuidagi ikkagi, kontseptsioon tundub mulle jätkuvalt veider. Võib-olla ma peaksin kellegi vestlusõhtul käima ja vaatama, mis tundeid see minust tekitab või mõtteid. Ma ei ole kunagi käinud ka. Sul oli mõte Võhkarit omale tulla vahepeal. Ja siis oli teisi päev või midagi vist, mul oli seal, mehel oli kossutrenn, 1 kord nädalas on tal kossutrenn ja siis kahjuks ei olnud võimalik. Et tegelikult see nagu melu ja elu ja seal on nagu rahvas, sa nagu lööd ennast üles, sa saad pilte teha raamatusse, autogrammi seal. Kõigepealt on vaja raamat välja anda. Kui sul on sokid, siis sokeid on ka hea merch või saad, selles mõttes saab plakat, selles mõttes, et merchi laua osas ei ole probleemi, saab igasugu asju välja mõelda tegelikult mingid meenete osas, see ei ole küsimuski, aga pigem jah, et inimesed saavad sind nagu, mitte nagu ma ütleks, et päris elus näha katsuda ja niimoodi, et aga ollagi seal ruumis ja see on eksklusiivne, sest seda kõik teised ei näe, vaata, sest see on ainult see, mis seal ruumis on ainult seal ruumis on ja et minu arust Võhkarite see vestlusõhtu mitte sellepärast, et ma korraldasin, et see oli äge, aga tegelikult ka see oli äge, sest nemad on ägedad ja nad nägid väga palju vaeva, see on ju laivis on ju, inimesed umbes hõikavad seal vahepeal vahele ja teevad nalja ja omavahel mulisevad ja pilte pärast ja kõike ja et väga-väga äge ja pärast seda oli Dissident podcast viimane vestlusõhtu, nii et mul on need vestlusõhtud tehtud, et küll nüüd Võhkarite suvekas tuleb Tartus, mis ei ole päris selline nagu see Glammis oli, et sinna ma veel lähen, aga hetkel mul ei ole jah sulle sükest vestlusõhtut nagu head näidet tuua. No kui keegi teab mõnest üritusest, siis kirjutage Instas või kuskil. Kusjuures mul ei tööta TikTokis sõnumid. Ma ei tea, kui keegi on mulle üritanud noorematest kirjutage, tulge Instasse, sest ma ei tea, millegipärast need ei tööta, ma ei oska neid sisse panna. Ja ma ei saa ka millegipärast Instas panna storysid niimoodi, et neid saaks jagada. Ma olen seda 10 korda guugeldanud, kõik asjad on avalik, kõik sätted on õiged ja neid ei saa jagada. Ühesõnaga ma olen tehnikaloll jätkuvalt, ma ei saa hakkama sellega. Ja kui ongi, et inimestel on huvi, sest et mõtle ise, mis on salajutud juba müüvad siin Alexela kontserdimaju välja ja ma ei tea, mis iganes. Ja see ei ole see, et nad lähevad lihtsalt lavale, umbes, et nad on 2 nüüd lavale. Ei, neil on tegelikult full programm, neil on mingisugune külaline, neil on mingi kärtsu-mürtsu sinna juurde ka pandud, et see on ikkagi elamus, see on show, sa müüdki sisuliselt seda tunnet ja seda eksklusiivsust. Et see on nagu see point, et sellist asja ma YouTube'is, Netflixist ei näe. Ja üks asi, mis on veel, ma olen lugenud Trades'is on praegu väga aktuaalne teema, et kuidas on hästi paljud üritused alla käinud, suurüritused. Ma käisin ise ka Kings of Leoni kontserdil
ma käisin esmaspäeval olin Zumbas, treener küsis, keegi käis ja keegi käinud, see ütles, hea on, et ei käinud, et nii tuimps oli, ütles ta. See oli, ma olin üllatunud, mõtlesin, see ei saa olla nii halb, kui see ei ole võimalik, et see on nagu nii halb. Et ma olin väga üllatunud. Aga sa teadsid nende muusikat enne, eks ole? Muidugi teadsin. Mõni lihtsalt ei teadnud, mida oodata, vaata mõtles 2 raadiohiti peale. Asi ei olnud üldse tegelikult esinejas ega selles, et mis muusika ja tegelikult me teame neid laule. Sest mu treener just ütles, et nad üldse publikuga ei suhelnud. No jah, seda küll, aga tead, kui raske publikuga suhelda, kui pool ei kuule sind. Ma kuulsin inimeste möla kõvemini kui siis esinejad, sest et väga vale kohta, nagu heli oli ka halb, pluss seal kusagil taga oli mingisugune muu party, kus tümm käis ja siis see nagu kuidagi see tekkis siuke, et ühes nagu tuleb lavalt heli, seal vahepeal pole kõlareid, väga palju inimesi oli crazy palju ja siis seal pandi veel need telgid ka seal vahepeal, kus sa istud, sööd, jood ja siis sul ongi nagu toidulõhnad, inimeste mula on ümberringi, sa ei saa sinna lava ette minna, seal on täiesti hullu maja ja siis kusagil taga on veel mingi pidu, mis nagu tüms käib üle ja siis sa oledki nagu tahaks kaasa lauda. Miks seal taga mingi pidu oli? Ma ei tea, kusagil oli veel mingi pidu või sa kuulsid seda nagu tümmi. Mitte sama üritus, vaid okei, see on eriti halb ja kui sa oled kontserdile ja sa ei kuule muusikat. See on nagu mingi Parkla festival, nagu ma oleks nagu mingi õllekal kusagil umbes, seal on pealava ja mingi pidu käib, seal inimesed täiega rockivad ja siis ma olen kusagil eemal nagu ja rääkisin oma naisega seal omavahel nagu niimoodi sosistasime üksteisele, üks mees tuli ütlema, vabandust, ma tahaks kuulata bändi. Nagu päris, me sosistasime, me ei rääkinud mingi karjunud seal või omavahel, et mingi, et okei, et ma ei tea, imelik on kaasa vist laulda, sest me laulaks nagu liiga kõvasti. Vaata. See on jah, kõlab nagu halb korraldus, see meenutab mulle just, et abikaasa rääkis viimati, kui Kossu käisid vaatamas, siis kui mingi hea hetk oli tõusid püssi, et kaasa elada, siis mingi prouad selle tagant, vabandust, kas te võiksite istuda, palun? Ja siis eks nende seltskonnas pööras ümber, kurat, kas sa arvad, et sa oled teatris praegu nagu Kossu mängul? Aga teatris mul juhtus Lehman Brothersit vaadates seda ja ma ei olnud ainuke, sest vaheajal üks paarika siis küsis teatritöötajalt, et nagu mis värk on. Akustika oli seal lava mingi, ma ei tea, teine rida rõdul vist oli, ja sa ei kuule dialoogi. Kuuled, muusika käib üle ja kui sa ei kuule Lehman Brothersist dialoogi, siis on nagu veits kurb. Ja see on draamateater, vaata, see on ju nii palju seda etendust on korraldatud. Ma arvan, mustmiljon korda, et kuidas see on võimalik. Ma käisin eelmine aasta vist ja ikka oli nagu akustikaga probleem. Ja siis tegi mõtte, mis need kontserdipiletid on. Palju pilet maksis üldse? Ma ei ole miljon aastat. 80 eurot oli üks või et see on ikka, no ei ole väike raha, on ju. Koha peal Saku originaal 0,4 on 7 eurot, pluss siis 2 eurot panti veel, on ju. Ja mis see, ma ei tea, burger ja friikad, seal on ka tohutud kallid asjad. Inimestele nagu raha nagu murdu. Ja siis esiteks me ei saanud sisse siin alguses, sest et ainult üks sissepääs oli, see oli VIP-oma oli eraldi, aga see pea sisse käid, ma läksin sinna, vaatasin, et 1000 inimest järjekorras, nad on poole tunni pärast laval, meil on pool tundi järjekorras, et sisse saad üldse, sest ainult üks koht oli, kus saad siseneda. Seal oli täiesti, inimesed olid nii närvis olid. Kes korraldas? Ma ei mälet, ma vaatasin küll, aga ma ei peast ja aga ma kaotasin tõesti usu, et okei, et nagu live-kontsert, et tõesti, kui on nii suur artist, samas järgmine päev oli olnud Black Eyed Peas, inimesed räigelt kiitsid, ütlesid, ülihea, ülikõva oli kõik lava ja show. Tulebki vaadata, kes ühe korraldas, kes teise korraldas. Võt, et selles suhtes ma olen lugenud ka seda, et ma käin mingil ülikallil asjal, maksan siukse raha, et mida praegu kõigil väga palju raha ei ole. Ja siis ma saan sellise pläusti, on ju, ma tegelikult ei saanud seda bändi siis nautida, on ju. Ja sellepärast on tekkinudki see, et miks käiakse nendel vestlusõhtutel või stand-upidel muudel asjadel, et ta ei ole nii kallis, keegi küsib vestlust, ma loodan, et keegi küsib vestlusõhtudest mingi 100 eurot, võib-olla küsitakse, ma ei tea, aga enamik vestlusõhtud jäävad samasse nagu hinnavahemikku ja siis tunnedki, see ruum on intiimsem, seal ei ole mingi tohutu mingi festival mass, on ju, see on paremini korraldatud ja kui sa ise tegija, sa teed enda brändi, sul on motti ka, et see oleks päriselt hea ja kõik toimiks ja kõik oleks nagu hästi korraldatud, et mina ka nagu vahel nagu olen nagu, et tead, mul ei ole vaja neid kalleid mingeid teatripileteid või mingi kalleid kontserdipileteid, kui ma tegelikult olen käinud nii toredatel üritustel, mida inimesed ise on nagu iseseisvad artistid ära teinud. Ja mina nagu näen, et need vestlusõhtud lähevad peale ja järjest rohkem ma näen kriitikat hoopis selliste puhul, kus ma üllatan, et vau, päriselt, kuidas seal see probleem on, kuidas nad ei mõelnud, neil on terve tiim ju. Ma olen üksinda korraldan asju reaalselt, on ju. Et jaa, nii et mõtle selle peale veel. Saad kõike mürtsi müüa ja siis muliseda laval ja kõigil pilte teha ja võib-olla contenti ka pärast vlogida sellest. Ma olen peast spetsialist, ma ei oska nii suurelt mõelda, ma pean tunnistama. Siis vahepeal üks naljakas küsimus, mida me omavahel arutasime, et sellise naispresidendi kohta, et kas sa tahaksid, et Eestis oleks naispresident, aga meil mõlemal on see, et ja siin ei ole minu jaoks soolises kuuluvuses küsimust, vahet ole naine mees, peaasi, et oleks mõistlik chill inimene, kes oskab inimestega suhelda inimkeeles, vaata selline, tahaks rahva lähedast presidenti, kes samas ei ole nagu mingi selline ala mingi
okei, ma ei taha mingeid negatiivseid asju, ma tahaks rahvalähedast presidenti, kes samas on intelligentne ja mõistlik ja suudab ka erinevaid pooli adresseerida ilmtingimata alati ise mingit poolt eelistamata ja nii edasi. Midagi sellist tasakaalustavat jõudu, sest juba erakonnad kõik, eks ole, see on meie selline esindusdemokraatia osa on see, et erakonnad kõik omavahel niimoodi kraaklevad, kuigi võiks ju natuke vähem kraagelda, rohkem nagu sisust rääkida, sisuga tegeleda, aga see selleks president võiks lihtsalt olla selline chill, tark, positiivne inimene, sõltumata soost. 100% nõus. Ma vaatan, et sul ka kanal on tegelikult juba minu arust see aasta päris hüppelisega kasvanud, kui ma ei eksi, nüüd ma päris numbreid ei hakanud välja tooma hetkel, aga sul järjest rohkem ma näen ka, et meedia tunneb ka huvi juba, mida sa arvad ja nii, et... Jaa, Postimees pani mulle kuskil artikli juurde sildi tuntud jurist ja siis muidugi, kui sa ütled selliseid asju, siis sa ajad inimesed närvi, siis vaatad kommentaariumides, mis kuradi tuntud jurist, keegi ei tunne tema ala, et mida ta kujutab endale ette, siis ma ütlen nagu, kas te arvate, et ma ise valisin endale selle, kas mina ütlesin Postimehele, et kui te avaldate, pange kindlasti mingisugune kuradi äge tiitel. Ei, minu eesmärk nende artiklite puhul on mingi sõnum välja saada ja seepärast ma neid selliseid sisuteemasid ma teen ka üldjuhul, ma teen kirjalikult küsimused vastused, et ma ei taha ka seda, vahel on helistatud, et räägime mingi, ma ei taha, sest ma ei tea, kuidas sa selle kirja paned ja meil ei jää sellest jälgi alles ja ma ei salvesta seda vestlust hetkel, et see ma ei viitsi. Aga muidu oled rahul, kuidas nagu ajakirjanikud on siis, ütleme, teemasid käsitlenud ja sinu mõtteid edasi andnud, et on nagu... Hetkel mulle tuleb küll pähe ühtegi põhjust kurtmiseks. Selles suhtes, eks mõned pealkirjad võib-olla mina ei oleks valinud selliseid pealkirju, aga ma saan aru, reaalsus on see, et kõik ju tahavad klikki. Probleem on lihtsalt selles, et paljud inimesed tegelikult ju sisu ei loe ja eriti kui maksumüüri taga ei loeta seda sisu ja siis võetakse see pealkiri ja see hakkab omaette elu elama. Ehk see pealkirja klikimajandus on tegelikult omamoodi probleem, aga tuuleveskidega võidelda selles osas vist ei ole ka mõtet praegu. Aga ei, muidu minu arust on kõik nagu, mulle tundub chill. Mõtlen hui, ära ei sõnaks. Aga millal sa ise nagu aru said, et vau, et inimestele päris läheb korda mu arvamus, et see ei ole lihtsalt see, et ma kusagil omaette mulisen kaamera ees, vaid nagu inimesed ootavad ja tahavad teada, mida sina arvad mingist teemast? Ma just eile või üleeile ma korraks käisin Facebooki kommentaariumis, sest mul oligi 15 minutit, mõtlesin, ma hakkan siis otsast pihta selle eetilise blokkimisega. Eetiline selle määra, et blokid tõesti ainult sõimajaid ja nii. Ja siis ma nägin, et keegi oli mind tääginud kuskil küsimuses, mingi teema oli, vaata Ekspressis käist läbi, kuidas üks ema siis elatisasjas läks kohtusse, sai riigilt elatisabi, lõpuks jäi ise riigile võlgu selline artikkel ja keegi küsis, et ma tahaks teada, mida tavakodanikus naisterahvas sellest arvab. Thanks, ma kahjuks nägin seda 2 nädalat hiljem ja ma ei jõua igasse teemasse ennast sisse elada, aga siis ma vaatasin, et nice. See oli väga äge, lihtsalt see, et kedagi huvitab, et mida sina arvad. Sest tihti on ju see, et kedagi ei võti, mida sa arvad. Mida inimesed sinu käest kõige rohkem küsivad? Ma tean, sa vahepeal teed neid Instas, vaata neid Q&A-d ja küsija, mis iganes. Ma näen hästi palju küsitakse õpingute kohta, kuhu minna õppima. Sest mingi hetk ma tegin ka juuraõppe Q&A eraldi, vaata, võib-olla sa nägid seda juhuslikult. Et ükskord ma tegin eraldi juuraga, ja kõige esimene oligi vist juuraga seotud, aga edasi nagu, mida 2-3 korda vist olen teinud ja iga järgmine on siis rohkem selline lihtsalt for shits and giggles. Mulle ükskord oligi, et ainult lollid küsimused, et ma tahan hästi igast absurdseid küsimusi, mõnele ma ei osanud vastatagi, et mul üks vana klassiõde kirjutas sellise küsimuse, millele ma ei osanud vastata, et kui sa peaksid valima, kas sa valid selle, et sa pead iga öö magama kiivriga, ala suusakiiver või midagi peas, või sa pead iga päev kõndima suusasaabastega. Sellised absurdi küsimused. See on väga lihtne ju. Kiivriga magad. Ei. Siis tuleb vähem õnnetusi unes. Nagu, ma olen nii vana, ma olen... See oli nagu mingi dad jokes kategooria juba? Ei, mul on see, et mul on reaalselt juhtunud selline asi, et mul on nagu voodi kohal plakatid ja siis mu Lady Gaga plakat lendas. Nagu, nii et see kiiver aitaks mul ära hoida Lady Gaga õnnetused, et poster pähe ei kukuks. Nii et kiiver. Mis seal veel küsiti? Kumb võileival, kas peale või alla läheb, kas sink või juust, kumb on peal, kumb on all? Juust on kõigepealt ja siis on sink peal. Mina arvasin sama, mul nagu obviously, aga siis paljud oli, ei juust peal, sellepärast, et sink määrib rohkem näppe. Oli üks. Ja siis osadel oli see, et ahju, vaata, et juust tuleb, see on teine teema, kui me paneme ahju, on juust peal, jah. Aga kui me ei pane ahju, siis on sink peal ja siis osad ütlesid, ei, see sink määrib näppe rohkem. Inimesed ei oska süüa või? Ei, no lihtsalt nagu, ei, aga kui sa hoiad kätt peal, vaat sul läheb nagu näpud lähevad rohkem rasvaseks singiga või nagu osad singid on hästi mahlased ju tegelikult. Pööbel. Vaata, võibkut hoida külle pealt. Ja see oli väga hea praktiline argument ja siis tekibki mul reede õhtul, ma olen tavaliselt reedeti neid teinud, kui ma olen üksi kodus ja lihtsalt või video töötlemisel, ma töötlen neid hästi pikalt ja mul on vahel nii kope ees, ma olengi mingi hetk teen Q&A, lihtsalt ma tahan neid naljakaid küsimusi näha ja siis hakkame inimestega arutama, et kumb ikka võikul õige on, kas ikka läheb sink peale või juust peale, sellised mõnusad absurdi
teemad. See võib tulla üllatusena, et aga ka singi näppu võib pesta pärast või salvakat kasutada, et tegelikult see on nagu ka okei, et kui tõmbad pükstest lihtsalt puhtaks ja kõik, ei ole midagi. Aga jah, ühesõnaga sellised küsimused. Vau, nii elulised. Ei, mulle nii meeldib, see oligi kõige naljakam minu jaoks see, kui tulevad sellised, aga tihti küsitakse ka konkreetselt isikute kohta, et mis sa arvad sellest inimesest ja sellest loost ja enamasti ma ei vasta neile, sest selline Q&A vastus, ma teen hästi suht suures fondis, sest ma olen ise, ma ei viitsi nagu mingi seda kribukirja lugeda ja sa ei saa sellise lühikese vastusega midagi päriselt öelda, mis oleks sisukas. Head lihtsalt nagu kiita võib alati, aga kellegi kohta mingit kriitilist asja öelda sellise Q&A valguses üldiselt ma ei näe mõtet, isegi kui mul on kriitilisi mõtteid, siis pigem nagu tahakski neid laiemalt juba arutada mingisuguses kas siis videoformaadis või midagi. Ja üks küsimus oli ka ühe konkreetse pealtnägija osa kohta, aga sa ütlesid, et sa ei ole ennast sellega kurssi viinud ega vaadanud, siis seda me nagu ei kommenteeri, et aga jah, vahepeal ma vaatasin seda osa. Aga see ei ole nagu teemaga läinud. Jah, ma ei ole edasi läinud, sest ma tahtsin, millega mina opereerin on see, et vaata pealtnägija on ju suur saade, eks ole, suured tegijad, nad on ERR-i alt teevad seda ja nii edasi. Neil on selline tagalakaitse. Mina ei tee üldjuhul asju, kus keegi räägib mulle oma loo, ilma et mul oleks nagu muid kontrollitavaid tõendeid. Seda on võimalik teha, aga see on lihtsalt suurem risk ja mina, kuna ma olen täiesti nagu üksik tegija, siis ma neid riske, mõni teema võib-olla tõesti õigustab seda, kus muud valikut ei ole, aga ma üldjuhul seda riski ei võta, et mul on vaja selliseid paberijälgi ajan üldjuhul taga. Kui on paberijälg, siis mul on nagu mitte nagu, vaid kui on paberijälg, siis ma mõtlen selle teema peale, et päriselt võiks teha, aga kui mul seda paberijälgi ei ole, siis kahjuks lihtsalt see ei ole minu nii-öelda vastuvõetavad riskide sellises lävendit ei ületa või ei jää sellest alla, kumba pidi võtta. Ei mõistlik. Vot ja lõpetuseks siis ei olnudki küsimus, vaid oli hoopis sulle siis tore vahva tagasiside. Et mul midagi küsida ei ole, lihtsalt võib minu poolt ette lugeda, et mul on nii hea meel, et meil on sisulooja, kes on oma ala ekspert, kes jagab teadmisi, aitab inimestel saada läbi enda raske töö targemaks ja paremaks. See on nii suur väärtus tänases maailmas ja väga suur töö. Meeletult uhke ja tänulik olen. Ma olen selline hästi sentimentaalne, mul nagu tuleb suhtruttu pisar silmani, et ma võin ruttu ära. Tegelikult kõige iroonilisem kõige selle juures on, et kui ma mõtlen kõige sitema aeg kanalil oli vaimselt võib-olla oligi siis, kui ma tegin seda ERR-i teemat eelmise aasta alguses, kus oli seal see draama, et mingi munni kostüümiga naine tuli lavalt siis nagu välja, siis seda näidati enne kella 10 ETV. Vabandust, ma ütlesin, ma oleks pidanud ütlema mingi peenise peaga, aga ma ei tea, ühesõnaga ma tegin sellest video, see oli hästi vastuoluline, hästi palju, sealt oli hästi palju vihkamist ja sõimu, sest teatud kontingent. Samas, sama aeg võib ka öelda, mul oli omamoodi selline isiklik laulupeo hetk, kus nii palju tuli toetuskirju, sest see ongi see, et see sõim tuleb sinna kommentaariumisse, kus on hea julge niimoodi enamikel juhtudel anonüümselt sõimata ja kes see tahab mutta maadlema minna, ma ka ei tahaks, aga siis tulid otse kirjad ja sõnumid, siis mul reaalselt oli see, et ühe õhtu nutad sellepärast, et nii rõve kommentaarium, keegi reaalselt tahab, pakub, et ma tutvustan su lapsele oma võmpa ja mingi täis haiged inimesed ja siis järgmine päev nutad rõõmust, sest nagu on nii palju vastukaaluks või tasakaaluks tulnud toetavaid kirjad, tegelikult see kaalub ju kõik üles. See kaalub tõesti kõik üles, kui keegi ütleb, et mul on millestki kasu olnud või midagi, siis on see, et jälle poetad sellise väikse õnnepisara, et nii äge, kui saab kuskil midagi kas või nagu natukene positiivselt mõjutada, et see on hindamatu. Ma olen nõus, sest et minu käest on hästi tihti küsitakse seda, et miks sa välismaale ei koli umbes, et Eesti on liiga umbes kitsarinnaline või konservatiivne, et sul oleks palju parem elada, ma ei tea, Berliinis või mida iganes umbes, kus inimesed ongi, tunnevad vabalt, saavad olla, kes nad on. See on mingi, aga siis saad aru, see ei lahenda probleemi Eestis, et mida need teised inimesed teevad, kes on teistmoodi või teistsuguse arvamusega või mida iganes. Et siis, kui me kõik ära lähme, siis jääbki mingi status quo või nagu, et ma ei tea, ma ei arva, et see nagu õige. Mulle meeldib Eestis elada ja miks ma ei võiks oma koduriigis tunda ennast mugavalt ja iseendana, miks võiks olla või mina ise siin, et see on nagu minu jaoks veider. Et aga jah, mulle meeldib reisida, aga ma olen käinud nii palju ka igast riikidest, et ma näen, mis probleemid seal on. Seega ma pigem võtan Eesti probleemid. Just, kuskil ei ole kõik ideaalne. Ei olegi. Näiteks Saksamaal on koeramaks, kas sa teadsid seda? Nagu, et sa pead maksma maksu oma koera eest. Wow, ei teadnud, aga merisigade-eest? Ja väidetavalt, ma nüüd ise ei ole uurinud, aga mulle öeldi, et see on ikka spetsiifiliselt koerte eest. Okay. Et Saksamaal ei ole ka kõik nagu rõõmus ja lilleline. No mul on ainult laama. Ja tegelikult nüüd mul on alpakad ka. Ma nädalavahetusel olen Muumiuru alpaka farmis giid. Tegelikult, issand kui äge. Tahad külla tulla? Peaks, ja mul laps on suurim loomade fänn.
ma olen sunnitud mingi hetk kahjuks koera võtma, ma üldse ei taha, aga ma olen sunnitud. Ja, ehk siis saad külla tulla, saad alpakadega tuttavaks, neid on seal päris mitu. Igaüks on omamoodi tegelane. Ma nägin su mingit story't ja siis ma arvasin, et see on mingisugune ühekordne koostöö. Ma olen laupäeviti-pühapäeviti seal, mitte iga küll, aga laupäeviti-pühapäeviti saad küsida kõik alpaka küsimusi. No ei ole küll laamad, aga alpakadest ma tean nüüd rohkem ka laamadest. Ja siis neid silitada, paitada seal ja süüa anda neile ja chillida alpakadega. See on mu loomateraapia nädalavahetusel, sest nagu vahepeal on vaja Tallinnas puhkust ja kõigest sotsiaalmeedia. Lihtsalt lülitada välja ennast, olla telefonist eemal, olla alpakade keskel, vaadata nendega tõtt. Nii et olete oodatud. Ja mul on sooduskad ka. Ehk siis alpaka sõber, alpaka suure tähega, kokku kirjutus sõber ja õ asemel on 6. Maks keeruliseks tehtud sooduskood. Väikse tähega ja palun järgmine. Aga okei, suure tähega ja 6. Sille Kadri Instagramist leiate ülesse selle või kirjutage mulle 20% soodsamalt. Tulge ja siis saate minult tuuri ka veel, et saate alpakasid näha, neid katsuda ja mind ärge katsuge palun. Või mul on blogi jaoks sisu vaja, ma peangi tulema. Just sain mingi... Sa saad kodukontorit ka teha või selles mõttes saad tööd ka seal teha, kui sa tahad, vaata, neil on ruumid ka selleks, et kes... Ei, aitäh, kui ma lähen alpakade juurde, ma ei taha minna arvuti taha, aga ei, ma võtan blogikaamera kaasa ja siis saab veits toomi filmida. Jah, no võt. Selline mõte. Aga me sinuga teeme väikse pausi, jätkame Patreonis. See oli siis praegu hooaja viimane osa ja Patreonis tuleb ka siis hooaja viimane osa, et saame seal teha nagu selle ibasaagale lõpuks siis kokkuvõtted ja põhjapanevad järeldused, võib-olla mitte põhjapanevad järeldused, aga võtta kokku meie mõtted ja mis vahepeal toimunud on. Aga ma väga tänan, mul oli väga lõbus sinuga jälle muliseda. Ja nüüd väike suvepuhkus tuleb, et Tallinn Fringe Festival on. Tulge Fringe Festivali 18. august kuni 18. september, olen seal igal pool. Tulge Alpaka Farmi, Muumioro Alpaka Farm Keila lähedal, ei ole väga kaugel Tallinnast ja saate küsida mult sooduskoodi. Ega midagi siis järgmiste kordadeni, järgmiste draamadeni. Mina olin siis Sille Kadri Simerd. Tšau, paka! Lehvitame ka.